Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja enne kui me videoga pihta hakkame, siis ma peaks teie ees vabandama nende viimaste videote eest, nende halva kvaliteedi pärast. Juhtus mul selline asi, et ma teist korda järjest suutsin vett oma arvutile ajada. Ja see tähendab seda, et vähe sellest, et emaplaat oli vaja välja vahetada, siis selgus, et ka mikrofon mikrofon ei tööta, kuna minu mikrofon minu arvutil on klaviatuuri juures sisuliselt ja ma ajasin klaviatuuri peale oma läpakale. Ja seoses sellega on mulgi nüüd mikrofoniga ühel pool, aga ma saan siiski videosid teha, sellepärast mul on siin kõrvas see kõrvaklapp, millel on mikrofon siin juures, et ma pole suutnud veel sellist statsionaarset mikrofoni endale soetada, mis aitaks ka sellist head audiot teha. Et sellega seoses et põhjus on selles ja viga on minus, sest ma suutsin seda 2 korda järjest teha ja nüüd jõudsin ma järeldusele, et minu puhul vähemalt läpakas ja kohvitass või ükskõik mis veeklaas ei sobi kokku samal ajal. Ma ei saa seda lubada, sellepärast, et kui ma mingit asja tehes kätega niimoodi emotsionaalsemalt vehin, siis kipub see tass ümber minema niimoodi, nii nagu juhtus. Nii et puhtalt minu viga ja olen sellest olukorrast õppinud, ma loodan läbi teise katse. Aga see selleks. Tänane video on tegelikult pealkirjaga info, mida meil ei räägita. Ja enne kui me sellest räägime, siis kõigest sellest, siis maailmas meil on tegemist väga keerukate selliste nii-öelda, kuidas ma ütlen, kas mõttemängudega või meelekontrolliga tegelikult. Et kõik see, mida me väljas näeme, enamus sellest ei ole tõeline. Kasutatakse erinevaid asju, kasutatakse avatare. Me räägime hiljem natukene nendest avataridest, kes tunduvad olevat samad inimesed, kuid nagu te kuulete ka nii sotsiaalmeedias kui ka selles peavoolumeedias, siis nad räägivad justkui nagu vastuolulisi asju, osad, mis tulevad peavoolumeediast, osa, mis tulevad alternatiivmeediast. Ja seda selles olukorras ja selles maailmas nii-öelda ringi liikuda ja mõista, mis on õige, mis on vale, on tavainimesel tavaliselt väga keeruline. Ja sellega seoses olen ma teinud ühe väga olulise seminari pealkirjaga info, millest avalikult ei räägita, kus me räägime nendest asjadest, mida tegelikult peavoolumeedias üldse ei kajastata, mis nagu taustal toimub, aga mida on vaja teada, mida on vaja nagu tähele panna ka selles, mida peavoolumeedias räägitakse, sest see on tihti risti vastupidine see, mis on tegelikkus ja päris tegelikkust võib-olla me ei teagi veel. Ja sellega seoses väga erilised olulised tegelased, kes maailmas on olnud, me ei räägi isegi nendest, mis on praegu meil nähtaval, vaid need, mis on olnud, nagu näiteks ema Teresa, kes on olnud meie jaoks justkui nagu pühak, on tegelikult olnud laste seksikaubanduse üks tegelasi tegelikult ja kõik väga paljud praegused tipp-poliitikud on tegelikult asendatud ammu juba avataridega ehk siis rollinäitlejatega, kuna nad on olnud kas siis populaarsed või siis mitte ja nende seda avatari saab kasutada väga vajalike tegevuste elluviimiseks, selleks, et viia läbi lõpuks need asjad, et inimkond jõuaks sinna, kuhu me peame jõudma, ehk siis ma räägin positiivsetest asjadest. Ja selles seminaris me räägime
John F. Kennedy toimikutest natukene, me räägime Epsteini ja Richard Bransoni saartest ja Disney Worldist, me räägime Trumpi ja Muski avataridest, me räägime tehislikest maavärinatest Myanmaris ja Tais viimasel ajal, me räägime meie idanaabri Hiina ja USA suhetest, me räägime draakoni perekondadest ja nende rollist seoses Nesaaraga. Ja siin draakoni perekondade all ma ei mõtle üldse ei reptiile, vaid see on hoopis teine maailm, see on nii-öelda positiivne maailm. Need kaks asja on täiesti erinevad asjad. Ja me räägime ka Trumpi rollist selle tõelise ajaloo taastamisel, sellest tõelisest ajaloost me rääkisime eelmises seminaris selle ajaloo, nii-öelda teadaoleva ajaloo kustutamisest ja sellega seoses siis soovitan sul see ära vaadata päriselt ka, et see on oluline informatsioon ja me nii-öelda räägime sellest, nii-öelda kuidas Trump kavatseb siis selle tõelise ajaloo taastada. Sest need sündmused, mis pidid toimuma siis 2012. aastal, ehk siis meie jaoks tol ajal, ma ei tea, kes olid ärkvel, kes ei olnud, mina olin ikka väga ärkvel ka sel ajal juba. Meil räägiti uue kuldajastu algusest ja nii-öelda uue ajastu algusest sisuliselt, aga see aeg on nihkunud 13 aastat edasi ja nüüd lõpuks on see siis meil käes. Ja sellega seoses see on seotud ka draakoni perekondadega. Ja me räägime selles seminaris siis lahti, kes need on, need draakoni perekonnad ja mis rolli nad tegelikult mängivad maailma viimisel sellesse uude ajastusse ja eelkõige küllusajastusse, sest nad on seotud väga suurte nii-öelda rikkustega maailmas, mis on siiani meilt inimestelt nii-öelda ära võetud ja meile mitte antud ja nii edasi. Et kõigest sellest me räägime seminaris ja nagu ikka saab minu seminarile registreeruda minu kodulehelt www.kaialisa.com/internetiseminarid ja seminari pealkiri on info, millest avalikult ei räägita. Ja tegelikult mul on plaanis teha järgmine seminar uuesti Trumpist. Mul tuli ju novembris pärast USA presidendi valimisi viimasi tuli mul seminar pealkirjaga Trumpi eri. Seal me rääkisime, kes on Trump üldse. Kui sa ei ole seda vaadanud, siis vaata ära. Siis sa saad aru, mis rolli ta siin maailmas mängib või on pandud mängima. Ja nüüd on lihtsalt pärast tema ametisse astumist, pärast 20. jaanuari 2025 on lihtsalt nii palju asju toimunud, millest te peavoolumeedias ja sisuliselt mitte kuskil ei näe ega kuule, mis peavoolumeediast tuleb, on nii vale ja niivõrd nii-öelda ümber pööratud negatiivseks, et see on lihtsalt hämmastav. Ja ma tahan rääkida teile kõikidest nendest asjadest, mis tegelikult on toimunud ja mis hakkavad mõjutama maailma, te hakkate nägema seda kõike, mis on plaanis siis, sest nagu ma olen öelnud, USA on siis see šabloon, mille järgi ülejäänud maailm peab ennast nii-öelda paika panema ja kõik see praegune paanika või nii-öelda paanika tariifide ümber, maksustamiste ümber on teekond tegelikult kogu maailma viimisel kesaarasse. Nii et sellest kõigest me räägime seminaris ja ka tõenäoliselt järgmises seminaris, kui ma teen selle ikkagi Trumpist, siis seal me räägime väga paljudest, väga headest asjadest ja väga olulistest asjadest. Et olge siis kuuldel ja nagu ikka palve kõigile väga hoolikalt kirjutage oma registreering sinna mulle kodulehele, et ei teeks meiliaadressis viga, et te paneks ikka meiliaadressi sinna, kus on meiliaadressi lahter. Ja kui teil esimest korda ei õnnestu see registreerimine, siis ära rohkem registreeru. Mul on tõesti palve, sest osad inimesed ikka veel ei saa aru, kui sa ükskord oled juba teinud, kui sa ükskord oled oma andmed lahtristesse sisestanud ja pajutanud korra juba maksma, siis minul on tegelikult info juba sinu registreerumisest käes ja kui sa sealt edasi mingil põhjusel minna ei saa esimese korraga, siis ära tee midagi, oota minu kirja
ja toimi vastavalt sellele. Ja kui sul on oled juhuslikult varem minult sellise kirja saanud, siis sa ei pea isegi seda kirja ootama, vaid toimi nii, nagu seal minu poolt ükskõik millal siis saadetud kirjas on, et sa uuesti ei registreeru. Ma loodan, et nüüd saavad kõik sellest lõpuks aru. Ma olen seda tõesti ette ja taha kogu aeg rääkinud, aga ma räägin seda senikaua, kui kas või üks inimene sellest kinni ei pea. Nii et ilusat päeva sulle ja kohtume seminaril juba pühapäeval 6. aprillil 2025. Kohtumiseni!